Smashi seda like buttonit, teeme ära 7 like'i ja 13 kommentaari. Kui me saame nii palju, siis ma kaalutlen seda, et äkki tehagi mingi nädal aega jutti. 7 eurot, iga päev 1 euro. Vaata, kuidas ära elab. Yo playerid, mul on teile ülilahe teadaanne. Punktid loosivad välja praegu PlayStation 5. Kui sa tahad loosist osa võtta, all descriptionis on link. Klikid lingile, registreerid, saad 10% soodustust, ostad midagi ja osaledki loosis. Iga ost annab 1 punkti juurde selles loosis osalemisel, mis tähendab seda, et mida rohkem osta sa teed, seda suurem võimalus sul on võita. PlayStation 5 võitja selgub siis 1. juunil, nii et edu teile kõigile. No nii, tere vara hommikust teile kõik playerid. Täna on absoluutselt ilus ilm, väga soe on. Ma teen siukest erilist challenge'it, et ma üritan 24 tundi olla ilma põhimõttelist raha kulutamata, et elad ära 1 euroga. See obviously on tõenäoliselt raskem challenge siis, kui sa elad kas siis kuskil üksinda ja kuskil linnakandis. Mina elan maal, kodutoit on olemas, aga mul on siiski täna üpris palju plaanitud, nii et eks saab näha, kuidas see välja tuleb. Teeme ka ära eelmise korra shoutouti. Eelmises videos ma küsisin, et kes oli minu lemmiktegelane ühikarottidest ja esimene õigesti vastaja. Eelmise korra shoutout läheb Emil Meomaale, kes arvas, et Salme, come on, Salme oli kõige naljakam tegelane selles sarjas. Häbi ei ole ka naisterahva eest seista mehed. Nii. Ja nüüd? Mis vaja? Vabandust, ma otsin Salmet. Mis on Salmega asjana? Piimalõug. Piimalõug. Ma saan aru, teie olete Salme. No? Aitab! Mine! Ja õpi laulma! Mida sa rebida? Ja ütle sellele sotsepale, et pulme ei tule. Pugemist on vähe kasu. Said aru? Nägemist. Nägemist. Oleks siis veel Toomas Anni saadud. Saadab siia mingisuguse nagamanist diskopersele üritama. Full badass lihtsalt. Kui sa tahad järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla. Mis sa arvad? Mis hooaeg oli Fortnite'is mu lemmik? See on naljakas küsimus, aga ma olen viimasel ajal väga palju Forti mänginud, Taisklanniga tegelenud, Wofuga rääkinud, et mis erinevused kõikidel hooaegadel olid ja mis sa arvad, mis hooaeg oli minu lemmik? See, kes esimesena õigesti kommentaariumis sellele küsimusele vastab, see saab järgmises videos shoutouti. Siis ma sõin hommikust ja no obviously mul ei olnud mingit kulutusi, sest et toit oli kodus olemas. So ma lõpetasin oma trenni ära. Ma teen praegu siukest challenge'it nagu 75 hard, mis on nii väsitav, aga ma tunnen ennast tõesti väga hästi. Tänane plaan on siuke, et panna siia seinale, kus mul on siis see töö nii-öelda setup või nii. Panna see lõpuks üles, eks ole, panna siia seina peale. Minna tennist mängima, prolli taha nad kiirat vaadata. See on vist umbes kõik praeguseks. Siiamaani on mu kulutused olnud nullis. Lõunasöögiks sööb siis kinead kanaga ja tervislik toit ja läheb jälle 0. Kurat, mulle tundub, et see challenge on liiga lebo. Peaks tegema niimoodi, et need toidud ka maksavad. Hommikul, nagu iga teine hommik me oleme teinud, tegime Taisklanni tryout'e inimestele, kes soovivad. Ja siis tegime paar asja, rääkisin sõpradega, disainisin paar asja nii. Et tegus päev on tegelikult olnud, tegin trenni ära nii. Mul on täna vaja poes käia küll nii, et vaata, kuidas selle rahaga läheb. Vaata, nii kitsas on rahaga, kui sa oled 19 nii, et tööl ei käi, vaata, koroona on ka siis. Kitsas raha. Moms made good fooding. Big Toe. Miks mulle tundub, et Big Toe on mingi nimi reaalselt? Raffari nimi. Jah. What you want, dog? Who put the muffins in the freezer? This pudding tastes really good. Ja, või 11, siis ma mingi hea. Davai, ma lõpetan praegu siis Justini streami vaatamise, et vaatan siin, kuidas Justin streamib on ja mängib Minecrafti. Ja lähme teeme veits sporti, mängime tennist mingi 2 tundi või midagi umbes niimoodi. Siis ma käin poes ja siis lükkame selle sinna seinale. I'm excited, bro. Kui sa tahad näha, kuidas ma nädal aega niimoodi survive'in põhimõtteliselt, see on nagu Minecraft hardcore survival. Smashi seda like buttonit, teeme ära 7 like'i ja 13 kommentaari. Kui me saame nii palju, siis ma kaalutlen seda, et äkki tehagi mingi nädal aega jutti. 7 eurot, iga päev 1 euro. Vaata, kuidas ära elab. Ma olen praegu tulnud siia tennisplatsile, ma olen üksinda siin praegu. Lihtsalt relv hakkab siin ringi jooksma nagu staadionil. Kuna me teeme 2 versus 2, siis see saab huvitav olema. Ja
obviously tenniseplatsile tulek maksab, aga ma võtan siis võlgu, teeme niimoodi, ma võtan väike pere laen, see on vist päris soodne siin mängida ja ma pean pärast poes käima, mul on ainult 1 euro kulutamiseks, mul on vesi kaasas, mis tähendab seda, et 0 kulutust on ju, ma olen 2 korda täna söönud, hommikul sõin munavõid, võileivaga ja kakaod, mis oli Timmu, mis oli ka tasuta, sest et mama on proud, thank you ja lõunane toit oli samuti tasuta, see oli ka väga hea. Reaalselt ma ostsin need pumakitsid, ma olen kogu pumakitse tahtnud. Ketli vihkab neid, mulle nagu hullud meeldivad need, sest need on siuksed dad shoes, vaata, aga natukene lähedamad. Hello, my tennisist! Kuule, kuidas sa kommenteerid mu ketsa? Jubedad! Võin täna ainult 1 euro kulutada. Me tulime tenniseplatsile, see on kulutus, siis ma pean ostma Jackile süüa, see on kulutus, siis ma pean... ta on ise ka mingit mantsi, see on kulutus, nii et mul on ainult 1 euro. Tõsi teile kogu mantsi või? Oisin küll, et see oli tõsi. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No. Spoiler alert, me ei ole kunagi tennist mänginud. Me ei olegi tegelikult veel tennist mänginud. Ma olen terve aja põrgatanud siin. Ma olen viimasel ajal ülisõltuvuses olnud Guinessi rekorditest. Ja ma mõtlesin ka teha video, kus ma ületan Guinessi rekordeid. Ja see on siis põhimõtteliselt esimene, et Guinessi rekord tennisepalli põrgatamises on 6860. Minul on praegu 6850, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja ma olen Guinessi rekordi ületanud. Guinessi rekordite raamatus. Kuuled jah, mis Ketli arvab sellest? Ma olen sest parem. Näita nüüd oma puhtaid käsi. Clean! Kuule, see on minu laenatud plaaster, eks ole? Sa oled mulle 1,70 sees. Nii et ma olen profitis. Daamid ja härrad, ma võin täna 1 euro kulutada ja mul on ikka 1,70 alles. 1 plaastri eest €70. Jep. You know, being in a relationship isn't meant to be cheap. Okei, kuna sellel läheb 24 senti. Oh shit, see on katkine pakk, ma panen. Bro, I didn't just do that. I didn't. Keegi oli sihkasid söönud sinna. Võtan uue pakki lihtsalt. Kuna 24 senti läheb sellele, siis mul on 76 senti alles. Ja Ketli tahab jäätist ja ma mõtlesin, et ma olen sõbralik, ma ostan talle jäätist, nii et Ketli saab 76 senti, sest vaatad endale jäätist. Soovitab Ma võtan kõik odavama krussi. Davai. Krussi jäätis ja see on mingi The Bomb. What you gonna take? Ketli võtab enda. What see on vale jah? Koone banaan. Võtsin ühe võiroosi, see maksab 38 senti. Tonks ju 3 asja kuradi 1 euroga. Täpselt 1 euriga. Ütle ainult, et see ei ole couple goals lihtsalt. Happy wife, happy life, mingi kuradi 1 euro budget, vaata. Sa mõtled, et sa ei saa oma tüdruksõbra õnnelikuks tead. Ostad sihkasid oma hamstrile, ühe võiroosi endale, sest et sa said just tennise tasuta ja sul on kõht tühi. Ja siis talle limpa jäätist lihtsalt. Missioon täidetud. Täpselt 1 euro. Täpselt 1 päev. Aga kui te tahate, siis ma teen nagu terve nädalaga seda. Ehk siis 7 eurot nagu kokku. Aga siis on päris hull, siis ma nagu sööks ka nagu ainult odavat toitu või nii. Prooviks vähemalt. Ma ei ole mitte kunagi võiroosi ostnud teha. I want more now. See mõtleb jumala hästi jah. Ja siis ma jõudsin koju. Mu ema oli teinud mulle pannkooke. Ma sõin neid moosiga. Mu tuju oli hea. Ja kas ma panin tahvli seinale? Seda ei saa me kunagi teada.